Ma tänan Lead, et Lea tegi sellise hea väikse sellise ülevaate juba rahvale ära. Ma siit lähen siis veel sammu võrra edasi. No me oleme täna siin arutanud justkui tubakatoodete ja mokatubaka tarvitamise võimalust vanglates, aga tegelikult, kui me vaatame siia nendele järelmitele kõigele otsa, siis me seisame silmitsi ühe järjekordse riigireetmise katsega, mis annab praegusele olematu toetusega valitsusele sõlmida nii-öelda vangide üleandmise leping Rootsiga. Esialgu Rootsiga, aga plaanid on sellel reeturikul valitsusel suured, nagu me oleme kuulnud, nad muidugi eitavad seda, aga tegelikult on see nii. Tegemist on siis ametlikult karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõuga, mis tähendab sisuliselt praeguse valitsuse poolt loodavat raamistikku, et oleks võimalik pärast seda sõlmida erinevate riikidega lepinguid, mis võimaldavad Eesti vanglates täide viia välisriigi kohtus mõistetud vanglakaristusi. Ja see on siin selle eelnõu seletuskirjas ka selgelt kirja pandud. Tegelikkuses on siinkohal tegemist Eesti Vabariigi suveräänsuse, meie rahva julgeoleku ja tuleviku mahamüümisega. Sellised lepingud ei ole solidaarsus. See on Eesti muutmine Rootsi ja hiljem ka teiste riikide kuritegevuse prügimäeks. Aga räägime Rootsist. Rootsi on omaenda rumaluse ohver. Aastakümneid on seal valitsenud rohepunased globalistid, kes on muutnud selle riigi tundmatuseni sellest, mis ta kunagi oli. Nad avasid piirid massimigratsioonile, lõhkusid rahvusriigi mõiste ja muutsid kunagise turvalise kuningriigi Euroopa gängsterduse pealinnaks. Ja nagu me teame, Malmö, Stockholm, Göteborg, need nimed ei seostu enam viikingite, vaid immigrantide jõukude, granaadiplahvatuste, massivägistamiste ja noorte rootslaste põgenemisega oma kodudest. Nende vanglad on täis inimesi, kellel ei ole Rootsiga sageli mitte midagi pistmist. Need on imporditud probleemid, mida rootslased ise enam kontrollida ei suuda. Ja nüüd tahavad nad oma räpase koorma Eestisse tuua. Miks? Aga sellepärast, et seal neil pole enam kohta. Sest nende liberaalne utoopia on kokku kukkunud. Ja selle asemel, et tunnistada oma poliitikat täielikku läbikukkumist, on otsustanud nad oma probleemid importida. Ja Eesti vasakliberaalne valitsus on valmis selle koorma rõõmsalt vastu võtma. Ja seda siiski Eesti maksumaksja kulul, kuigi nad ise väidavad vastupidist. Ja ütlevad, et see olla riigile suur tulu. Ei ole. Tegelikult on see, kui mitte nullsummamäng, siis pigem ikkagi kulu. Ja see kulu laieneb ühiskonnale laiemalt. Näiteks meie niigi keerulises olukorras tervishoiusüsteem saab kaela uue koorma, sest peab hakkama ravima ka neid siia toodud vange, mille tulemusena suureneb koormus meie arstidele, haiglatele ja mille tulemusena pikenevad meie oma inimeste, Eesti inimeste ravijärjekorrad veelgi. Ja mõelgem faktidele. Need Rootsi vangid ei ole enamasti blondid Rootsi poisid, kes tegid nooruses mingi lolli vea. Need on väga sageli samad isikud, kes on toonud kaasa Rootsi tänavavägivalla, narkokaubanduse ja seksuaalkuriteod. Ja neid tuues Eestisse me impordime siia Rootsi probleemid koos nende perede, klannide ja kättemaksutsüklitega. Kes tagab, et nad pärast karistuse kandmist siin Eestist lahkuvad? Kes tagab, et nad ei taotle siin elamisõigust, ei too siia oma perekondi ega alusta siin uut jõugutegevust? Mitte keegi ei taga. See leping on tagauks massimigratsioonile ja sellest tulenevale kuritegevusele. Eesti rahvas ei ole kohustatud maksma Rootsi multikultuursuse ebaõnnestumise eest. Ma paluks lisaaega. 3 minutit lisaaega. Aitäh. Meie vanglad ei ole Rootsi pürgila ja meie maksumaksja raha ei ole selleks, et toita, valvata ja ravida välismaalasi, kes on siia toodud selleks, et teiste riikide valitsused saaksid oma nägu päästa. Meil on oma kurjategijad, keda meie liberaalne valitsus ei taha aga mitte sugugi vangi panna. Meie oma pedofiilid, isikuvastaste kuritegude toimepanijad ja muidu suuremad ja väiksemad pätid kõnnivad ühiskonnas vabalt ringi ja ohustavad meie inimesi.
mistõttu ongi vanglaskambrid tühjad, millega põhjendades aga taaskord tahetaksegi sõlmida lepinguid välismaalt vangide meie tühjade vanglakambrite täitmiseks, sest tühja ruumi olla kallis kütta. Aga meil on oma rahvas, kelle julgeolekut tuleb eelkõige kaitsta. Ja see leping on otsene rünnak Eesti kui rahvusriigi olemuse vastu. See on sisuliselt klassikaline globalistlik trikk. Kõigepealt luuakse teistes riikides kaos, seejärel sunnitakse naabreid seda kaost jagama solidaarsuse sildi all, aga Eesti ei ole kellegi prügikast. Eesti ei ole Rootsi koloonia ja Eesti ei ole Brüsseli katsepolügoon. Me ei ole kohustatud vastu võtma ühegi teise riigi ebaõnnestunud eksperimenti. EKRE ütleb sellistele lepingutele selge ei. Meie ei luba ei Rootsi ega mitte ühegi teise riigi gangsterite importi Eestisse. Meie ei luba, et meie lapsed peaksid tulevikus kartma tänavatel samu jõuke, mis on muutnud Rootsi ebaturvaliseks. Ja me ei luba, et Eesti riik muutuks Euroopa kuritegevuse ümberasustamiskeskuseks. Seda eelnõud ei tohi toetada. Ja selliseid lepinguid ei tohi ükski valitsus sõlmida. Iga saadik, kes selle poolt hääletab, annab hääle Eesti rahva julgeoleku vastu. Ja ajalugu ei unusta neid, kes praegu Eesti ust, esialgu Rootsi, aga pärast kõikide teiste probleemidele valla lükkavad. Eesti on eestlaste kodu, mitte Euroopa ühise kuritegevuse jaotamise projekt. Kaitseme parem oma maad, oma seadust ja oma rahvast. See on meie kui rahvasaadikute kohus ja rahvas on selgelt selliste sobingute vastu. Aitäh!